Tere kõigile! Täna hakkame õppima täiesti uut osa sinu jaoks ja selle uue osa nimi on koordinaattasand. Sellist sõna ei ole me enne matemaatikatunnis kasutanud. Täna vaatame, mida koordinaattasand tähendab ja mida me sellega teha saame. Alustame sellest, et sa tead, mis asi on arvtelg. Arvtelg on siis lõpmatult pikk sirge, kus on ära märgitud nullpunkt ja nullist paremale poole jäävad positiivsed arvud, kõik on ühtlaste vahedega, ja nullist vasakule poole jäävad negatiivsed arvud, samamoodi kõik ühtlaste vahedega. Ole hea, jäta nüüd pealkirja alla endale ruumi, kuskil 6 cm näiteks, ja tee endale arvtelg ja kuskil arvtelje keskele märgi siis ära 0 ja märgi ära nii positiivsed kui negatiivsed arvud. Arvtelje peal sa tead, et kui siia märkida punkt, näiteks märgin punkti siia, siis selle punkti asukoht on 4, ehk teise sõnaga selle punkti koordinaat on 4. Ole hea, tee siia ka punkt, paneme talle juurde A-tähe. Ja sa tead, et punkti A asukoht on siin siis 4, ehk tema koordinaat on 4. Nii, nüüd ma annan sulle veel ühe punkti ette. Ma annan sulle ette sellise punkti. Paneme talle nimeks B. Ära sina seda veel endale joonesta, vaid vaata minu joonist. Mis on selle punkti B asukoht? Sa näed, et ta on, kui ma niimoodi otse kõige lähemalt vaatan, ta on arvtelje pealt 7 juures, aga ta ei ole täpselt arvtelje peal, vaid ta on arvteljest eemal. Siin on ta siis ülevamal pool, nii et tema asukohta, kui ma peaksin selgitama, siis ma saaks öelda, et on arvteljest nagu 7 ka 7 üles. Nüüd tegelikult on võimalik ka sellise punkti asukohta kindlalt paika panna, mis ei asu täpselt arvtelje peal. Ja selleks, ole hea, võtta nüüd joonlaud kätte, joonista endale arvtelg, mis läheb ülevalt alla ja täpselt nullist läbi. Ja see teine arvtelg, mis läheb nüüd täpselt nullist läbi, aga on hoopis ülevalt alla, tee palun tähelepanelikult jällegi ruudujoonte järgi. Ja sellega on nüüd nii, et nullist ülespoole lähevad positiivsed arvud ühtlaste vahedega ja nullist allapoole siis negatiivsed arvud. Nii et meil on tegelikult 2 arvtelge, mis on täpselt risti, ehk siis täpselt 90-kraadise nurga all. Nüüd, kuna meil on 2 arvtelge, siis oleks vaja neid kuidagi erinevalt nimetada ka. Ja selle jaoks on matemaatika siis kokku lepitud nii, et see tavaline arvtelg, mida sa oled harjunud enne ka nägema, tema nimetus on x-telg, paneme siia x-tähe, siia, kus sul nool on, kus näitab, et läheb suuremaks, pane x-täht, ja teine telg, mis läheb siis ülesse, tema nimi on y-telg. Nii et kirjuta siis y-täht sinna noolekese juurde. Ja nooled on siis kokku lepitud, et need on ainult sinna, kus positiivsed arvud suuremaks lähevad. Nii et x-teljel siis paremas otsas ja y-teljel siis üleval on nool. Nii, vaatame uuesti punkti B. Nüüd ma saan öelda, et x-telje järgi on ta 7 ja y-telje järgi on ta 3. Jah, nii et punkti B asukoht on 7 ja 3. Ja proovi nüüd endale ka see punkt B panna täpselt samasse kohta, kus ta minul asub. Ehk x-telje järgi 7 ja y-telje järgi 3 ja siis sa vaatad, kus need 2 kokku saavad. Ma tegin siia sellised abijooned ka, et sul oleks paremini aru saada, et kus kohast need punkti B siis koordinaadid tulevad. Enne kui me hakkame seda kõike kirja panema, siis vaatame korraks veel seda telgede osa, mis meil siin tekkis. Kui sa joonistad 2 telge, nende nimed on koordinaatteljed, ehk see, mis alguses oli arvtelg, siis nad jaotavad meil vihiku 4 osaks. Ja kui me midagi jaotame võrdselt 4 osaks, siis ühe osa nimi on veerand. Ja nendel 4 veerandil on oma numbrid ka. Siia palun kirjuta, et selle esimene veerand asub siin. Ehk siis meie punkt B on esimeses veerandis. Siis järgmine veerand on siin nüüd kõrval.
kirjuta siia teine veerand. Edasi kolmas veerand asub siin. Ehk kõik, mis on X-teljest allpool ja Y-teljest vasakul pool, kõik on kolmas veerand. Ja siin on siis neljas veerand. Ja kasutatakse siis selliseid tähistusi. Nii, ja vaatame veel siis, mida sa selle koordinaattasandi kohta teadma pead. Esiteks jätad siis meelde, et koordinaatteljed X ja Y jaotavad tasandi 4 veerandiks. Esimene, teine, kolmas ja neljas. Siia tasandile saab märkida punkte ja neid punkte saab märkida siis nii, et ma saan väga täpselt öelda ära tema asukoha. Ja tema asukoha määravad ära 2 arvu ehk 2 koordinaati. X-koordinaat ja Y-koordinaat. Nii, kuna meil see punkt B oli siin esimeses veerandis, siis panemegi kirja, et punkti B koordinaadid on 7 ja 3, alati nii, et X enne ja siis Y, ja tegelikult me hakkame seda hoopis lühemalt kirjutama. Me hakkame kirjutama B ehk see punkti tähis, siis teeme sulu. Sulus esimeses kohas on siis X-i telje järgi koordinaat, siis on vahel semikoolon ja teisel kohal on siis Y-telje järgi koordinaat. Mõtleme nüüd samamoodi punkti A peale. Punkti A koordinaadid on X-telje järgi 4, Y-telje järgi 0 ehk punkti A koordinaadid on 4 ja 0. Ja paneme selle kirja ka. Nii, ja nüüd ole hea, tee minuga kaasa mõtteülesannet, kus tuleb siis leida punktile õiged koordinaadid. Nii, punkt on meil märgitud siia. X-telg läheb siit, Y siit, X-telje järgi läheme ülesse, vaatame. 1 ja 2 ehk X-telje järgi on ta 2 ja Y-telje järgi on ta nüüd allpool 0. Hakkame lugema -1, -2, -3. Nii, nüüd asub punkt siin. Läheme punktist otse teed X-teljeni, kuhu me jõuame 0, järelikult X-koordinaat on 0. Ja kui me nüüd lähme Y-teljeni, me ei peagi minema, me oleme juba kohal, aga mis arv siin asub? Hakkame lugema -1, -2, -3, -4, -5. Nii, lähme punkti juurde, liigume punktist otse X-teljeni. Mis arvu juurde me satume? 0-st vasakule läksid negatiivsed arvud, eks ole? 1, 2, -2. Ja punktist, kui lähme Y-telje peale, saame Y-koordinaadi. Nii, mis arv nüüd siin asub? 1, 2, 3, 4, 5. Nii, ja proovime ka teist ülesannet, kus nüüd on ette antud koordinaadid ja tuleb punkt õigesse kohta panna. Nii, esimene oli X-telje järgi. X-telg on siin ja -4. 1, 2, 3, 4. See oli -4. Nüüd Y-telje järgi on -5. Kas -5 on allpool või ülevalpool? Allpool, nii et 1, 2, 3, 4, 5. Järgmine -3 ja 3. Jällegi see on X-telje järgi. 1, 2, 3, siin on -3 ja nüüd Y-telje järgi on 3 ehk läheme ülesse. Kõige olulisem on sul koordinaattasandi kohta meelde jätta, kus on positiivsed ja kus on negatiivsed arvud, kus on X-telg, kus on Y-telg ja kuidas punkti koordinaate kirjutatakse. Esimesel kohal alati X ja teisel kohal alati Y. Pane see endale kirja ka. Täna ma annan sulle ülesandeid, kus sul tuleb ise vihikusse joonestada koordinaattasandit ja ma loodan, et sa saad sellega hästi hakkama.